Väga hea meel siit edasi minna, sest Simmo väga mitmed jutupunktid, et minu jutt saab kinnitama neid. Et ma räägin siis oma kogemusest. Muldvalge 1, mis on siis Tallinnas asuv, uuslinnas asuv maja, selle tehaselise elemendipõhise renoveerimise loo. Ja maja nägi välja siis selline. See pilt on võetud Google'ist. Google'is on ta veel ikkagi selline. See oli märtsis 2023 ja selles mõttes ta näeb juba eriti kole välja, sest siit on juba ära võetud ka vihmaveetorud ja trepikoja katused. Aga tegelikult juba sisemuses on remont peale hakanud. Aga ma räägiksin mõne sõnaga sellest siis, kus kohast me liikvele läksime. Et see maja, Muldvalge 1, oli kunagi aadressil, tähendab, me oleme 2 korda aadressi vahetanud, ilma et maja kuskile poole oleks liikunud. Me olime kõigepealt Lasnamäe 50/11 ja mina asusin sinna 1999. aastal, ostsin korteri. Ja selline ta siis välja nägi ja see pilt on praegugi veel Vikipeedias üleval kui oma tüübi maja näidis. Ja maja ehitati 1955. aastal, kuigi registrite järgi 1971, aga no kes vähegi ju ajaloost teab, arhitektuuri ajaloost, siis 71 enam selliseid maju ei ehitatud. Ja korteriühistu loodi 2003, mitte 23, siin on viga sees, et 2023 saime siis 20-aastaseks. Et see oli see aeg, kui jah, majavalitsuste haldusalast lahkuti ja hakati moodustama korteriühistuid ja kohe tellisime ka tehnilise auditi, et mis seisus siis see meie maja on, sest et see elu, mis oli majavalitsuse all, nagu me kõik teame ja arvata võis, et siis ei oleks kohe mitte midagi tehtud. Kuigi jah, et kui mina selle korteri ostsin sinna majja, et siis olid aknaplekid olid vahetatud ja uksed olid, plekkuksed olid ette pandud. Ja korteriühistu hakkas siis jõudumööda, noh, raha ju kogunes loomulikult remondifondi aeglaselt ja jõudumööda hakati siis tegema. Lisasime siis kohe vihmaveetorud, elektrisüsteem loomulikult tuli vahetada kohe. Panduse panime uue, keldri trepikoja aknad, küttesüsteemile sai mingisugune regulaator külge pandud, mis siis mingil määral seda kütet oli, või kütte, jah, seda oli võimalik natukene reguleerida, aga mitte palju. Ja see oli kohe selge, et mingil hetkel tuleb minna ühesüsteemselt kahesüsteemsele küttesüsteemile üle, et muidu ei saa ikkagi mitte midagi paremaks. Rääkimata sellest, et küttesüsteemi torud kogu aeg ju vananesid ja lagunesid. Et tegime ka trepikoja remondi, aga no trepikoja remont on suhteliselt väike asi kõige selle muu kõrval. Ja tellisime ka tervomärgistuse juba aegsasti, et see oli F. Et maja oli... Et tähendab, et toas oli küll soe, meil oli ikkagi väga soe, mõnes korteris 26 kraadi kogunisti, aga loomulikult küttearved olid suured ka sellest tulenevalt. Ja maja nime aadressiks sai Valge 12, sest me asume Valge tänava ääres, kui Lasnamäe tänava kanalist lauluväljaku poole sai Valgeks tänavaks muudetud. Ja üsna pea sai ju selgeks igale mõtlevale inimesele, et maja peaks nagu terviklikult renoveerima ja siis oli, et kus kohast siis see raha saada. Ja esialgu olid loomulikult sellised mõtted, et tuleb üks rikas firma, ostab ära meie pööningu ja teeb korda siis ka terve maja, kui ta tahab pööningu korterit müüma hakata.
ja isegi suisa selline firma oli isegi olemas ja huvitatud, käis üldkoosolekul, aga no see nõudis tol hetkel ju korteriomanike 100% nõusolekut ja seda ei oleks saanud nii või mitte mingil juhul. Ja see oli see aeg, kui laenu kardeti nagu tuld. Olen mõelnud ka selle üle, et millised on korteriomanikud, et praeguseks meil on 24 korteriga maja ja 24 korterist on siis omanikud vahetunud 20-s. Ja need, kes on siis, ei ole vahetunud ja on alles jäänud, need on tegelikult need, kes olid siis esialgses esimeses korteriühistu juhatuses. Ja minu eakas ema on küsinud minu käest kogu aeg, et millal te oma maja ilusaks teete ja see on lõputuid kordi, kui ma olen talle seletanud, et no ilu on tore asi, aga kõigepealt tuleb maja ikkagi soojustada, küttesüsteem vahetada, soojustada. Ja kui selle tulemusel ka maja kaetaksegi millegi ilusaga ja maja saab ilusaks, siis see on nagu tore kaasnev nähtus, aga see ei ole eesmärk, see ei ole esimene eesmärk. Ja siis saabus muldvalge aeg, sest et linnavalitsus otsustas, et 2 paralleelset tänavat, et nendele anda nimi, mis varem ei olnud, nii et see tänavajupp, mille ääres Valge 12 maja asus, nimetati ümber siis Muldvalge 1. Et vahepeal oli siis aastate jooksul juba mitu korteristu juhatust vahetunud ja 2019. aastaks siis oli taastunud usk, et renoveerimiseks tõepoolest, et meie maja on sellises seisus, et me saame võtta laenu, kui me seda tahame ja otsustame. Ja juba mitmel üldkoosolekul oli näidatud korteriomanikele arvutusi, et kui küttearved, et kui maja soojustada, siis küttearved vähenevad ja see ongi tegelikult see raha, mida me siis remondifondi kaudu hakkame laenu teenindama. Ja juba 2019 võeti otsus vastu, et võtame laenu ja siis oli valmis ka mingisugune projekt, mis oleks siis krohvimise meetodil maja soojustatud ja kaetud. Ja selle projekti järgi oleks ventilatsioonisüsteem olnud kõige lihtsam, ilma soojustagastuseta. Samal ajal sai ka selgeks see, et kui läheb renoveerimiseks, siis aknad tuleb kindlasti tõsta väliskihti, mis tähendas seda, et kadus nõnda öelda lootus ja unistus, et paneme lihtsalt majale väliskihi peale ja siis ongi soojustatud ja aknad jäävad samasse paika. Nii et aknaid tuli liigutada nii või teisiti. Kõik me teame, et 2020 algas koroonapandeemia ja selle sama aasta lõpus siis valiti juhatus, kuhu siis kuulusin mina juba. Ja selle koosolekul siis otsustasime, et renoveerimiseks tuleb võtta laenu ja siis oli ka juba välja vaadatud see idee, et KredExist on võimalik ka toetust taotleda. Ja tol hetkel siis juhatusse sai siis väga poliitiliselt ja strateegiliselt valitud 4 liiget, et siis oleks 2 uut liiget ja 2 liiget, kes jätkavad, 2 meest ja 2 naist, 2 ühest trepikojast, 2 teisest trepikojast, 2 nooremat, 2 vanemat, 2 liiget, kes oskaks ka vene keelt. Nii et ühesõnaga, et kui ikkagi läheb veel veenmiseks, siis on igale demograafilisele grupile nagu oma juhatuse liige olemas. Aga no lõpptulemusena tegelikult oli nii, et eks ma peamiselt vedasin seda protsessi üksinda. Ja kuna ma olin teadlik,
sellest tehasellise renoveerimise teel rekonstrueeritud Akadeemia T5 majast, 5A majast, siis mina ei peljanud seda KredExi meetme, seda tehaselise elemendipõhist renoveerimist. Ja lisaks oli ka see, et noh, Tallinna majadele ju vahepeal KredEx toetust ei pakkunud, see oli väljaspool Tallinnat ja see oli just see hetk, kui siis KredExis pakkus 50% toetust siis tehasellise elemendipõhise renoveerimisele. Ja see oli ka see hetk, kui sellest meetodist ikkagi nii väga palju ei teatud või oldi umbusklik ja selles mõttes oli nagu lihtsam sellesse meetmesse ka sisse saada. Aga tuli ikkagi jälle kokku kutsuda veel üks koosolek 2021. aasta aprillis. Ja siis ju tuli juba otsustada, et remondifondi osamakse tuleb tõsta 2 eurole ruutmeetrilt. Kokku sai lepitud siis nimekiri nendest töödest, mis siis on vaja teha, et küttesüsteem vahetada, veetorustikud kõik vahetada, katus vahetada, et soojustus koos uute akendega tuli siis nende elementidega ja soojustagastusega ventilatsioonisüsteem ja noh, väiksematest asjadest juurde ka vanolukusüsteem. Ja meetmesse sisse saime me Tallinnas selle tõttu, et meie küttearve oli siis teiseks kõige suurem. Meie Muldvalge 1 maja on siis tüüpprojekt 1-317 ja seal on meil see veel 3 juures. Meile meeldis ka see, et KredEx korraldas siis hanke projekteerijale, elemenditehasele ja ehitajale korraga, et korteriühistu ei pidanud ükshaaval neid hankeid korraldama. Hankesse läksime me sisse siis lootusega, et see läheb maksma kuskil 450 eurot ruutmeetrit. Aga kui me saime pakkumised kätte, siis oli sisuliselt 1000 eurot ruutmeetri kohta oleks tulnud see eelarve kokku. Siis oli see hetk, kui tuli vaadata, et mis siis välja jääb. Välja jätsime päikesepaneelid, keldriaknad, mis olid vahetatud, trepikoja jätsime sellest välja, tulekindlad korteriuksed ja lõpptulemusena siis selle projekti maksumus siis ruutmeetri kohta tuli siis 950 eurot ruutmeetri kohta. Ja kuna see laenu osamakse siis tõusis, siis tuli teha taas üks üldkoosolek, taas narveerida, kas tuleb kvalifitseeritud kvoorum kokku. Tuli ja saime otsustatud, et siis remondifondi osamakse on 2,2 eurot ruutmeetri kohta. Siis algas sõda ja ehitusmaterjalide hinnad tõusid sisuliselt nädalatega, mitte enam ainult kuudega. Aga õnneks me jäime meelekindlaks ja läksime selle projektiga edasi. Ja kui nüüd ka eelmise esineja jutus oli juttu sellest majade välimusest, siis meil oli see tahtmine, et kuna me asume Lasnamäel ja seal on see iseloomulik need paekivi soklid, siis me tahtsime, et see paekivi sokkel jääks ka meil alles. Ja selle sai siis projekti sisse kirjutatud, aga pärast ehitajaga oli muidugi päris paras suur võitlus ja piikide murdmine, et see teoks teha, aga selle me teoks tegime. Ja projekt sai valmis siis novembris 2022 ja elemendid siis tehases detsembris 2022. Ja kui elemente tehases sai näha, siis oli tõesti selline tunne, et võt nüüd on midagi käega katsutavat ja nüüd tõesti hakkab midagi toredat ja ilusat juhtuma. Et ehitus läks lahti siis jaanuaris 2023, elemendid paigaldati mais ja ventilatsioon lülitati sisse siis kuskil novembris ehk siis aasta lõpus.
et siis Muldvalge 1 näeb siis märtsis 2024 selline, et see ei ole tehisaruga tehtud pilt, et see on päris drooni foto, mille siis KredEx on oma seal materjalides välja pannud, videomaterjalides. Ja kui siis nüüd veel anda mõned soovitused korteriühistu juhatuse liikmetele, ühistutele ja juhatuse liikmetele, siis juhatuse liige, no sellest on juttu olnud, et ei peagi niivõrd olema nagu tehnilistes üksikasjades asjatundja. Et kui meil isegi ka, kui me läksime projekti, siis me isegi tehnilist konsultanti eraldi ei kasutanud, sest nõu saime ka haldurilt ja kuna meil oli ka eelnev projekt tehtud, siis juhatuse liige peab olema eelkõige jah, projektijuht, et need koosolekud läbi viima niimoodi, et siis need otsused saaks vastu võetud vastavalt sellele, et oleks kvalifitseeritud häälteenamus ja see otsus saaks siis ka korrektselt vormistatud. Ja kõik need läbirääkimised, mis on nii korteriomanikega kui ka siis töö käigus ehituse projektijuhiga ja omaniku järelevalvega, lisaks ka halduriga ja kõik need otsustamised ja nõupidamised, mis selle protsessi käigus siis tuleb teha ja vedada. Ja kui kvalifitseeritud häälteenamusega korteriomanike nimekiri on olemas ja no juhatuse liikmel ilmselt või no nii või teisiti on kõikide korteriomanike nimekiri olemas, siis nagu tohutult tähtis on see, et ikkagi oleks tõeliselt toimivad kontaktid, nii telefonid kui e-posti aadressid ja kohe on vaja ikkagi ka seda, et iga korteri elaniku kontaktandmed oleks olemas, sest tihtipeale on ju nii, et ikkagi see päris see korteriomanik, et kas on vanemad ostnud oma lapsele selle korteri, kus elab laps või mis iganes või on üks sugulane teisele välja üürinud. Nii, ja kui projekteerimise käigus, projekteerija käis võib-olla paaris-kolmes korteris, siis no tegelikult on ikkagi see, et on hästi tähtis on üle vaadata need tegelikult seisud korterites, sest on küll tegemist tüüpprojektiga, aga kes on ikkagi seal aknal või tähendab korterit seestpoolt soojustanud ja kes on ikkagi seinu seal muutnud, nii ilma, et registrisse oleks need andmed kantud ja nii edasi, et nad sealt tulevad pärast ikkagi, sealt võivad tulla vaidlused, et kas see oleks pidanud märkama projekteerimise käigus või maksab selle muutuse siis korteriomanik kinni, kuna ta on ta projekti omavoliliselt muutnud oma korteris. Ja meeskonnatööna tohutult tähtis on see, et see suhe ja hea koostöö omaniku järelevalvega oleks ja loomulikult ka halduriga. Ja minu kogemus näitab seda, et isegi niivõrd võib-olla ei ole tähtis see ehituse firma, kes seda tööd teeb, vaid see konkreetne ehituse projektijuht, kes selles firmas seda projekti juhib, et kuivõrd tegus ja asjatundlik ja nutikas ta on ja kuidas ta saab hakkama nii oma firma omanikuga kui ka siis tellija poolega ehk siis juhatuse liikme ja omaniku järelevalvega, et ütleks, et see on ka see koht, kus hea huumorimeel teeb asjad palju ladusamaks ja paremaks. Ja muidugi, mis on minu kogemus ja millel tasub tähelepanu hoida, siis et kuna eelarve ju nõuab seda 5%, mis on lisaks, siis kõik need tööd, mis vähegi satuvad sinna 5% hulka, siis need kipuvad nad eriti kallid tööd olema. Et millel ju mingisugust kolme pakkumist ei võeta, et noh, need on need, kus on nagu väga palju otsustamist ja kus tuleb siis väga tähelepanelik olla. Ja kui see projekt siis ilusti-kenasti valmis on, siis on päris naljakas asi see, et üks keerulisemaid asju on ka elanikele siis selgeks teha, et
nüüd on väga hea ventilatsioon, nüüd on väga hea õhuliikuvus ja ei pea aknaid enam lahti hoidma selleks, et tuba tuulutada. Ja mis siis edasi, et maja sai tehtud, maja sai ilusaks ja ütleks nii, et juba elanikud küsisid juba nii, et projekt ei olnud päris veel valmiski, et millal siis me nüüd ümbruse korda teeme, millal ümbrus korda saab. Ja ma pidin siis selgitama, et jah, see on uus projekt, me peame uue projekti tellima ja keegi peab seda uut projekti vedama. Ja loomulikult ideaalis oleks see, et me teeksime seda koos naabermajaga, Muldvalge 3-ga. Aga eks elu näitab, et juhatuse liikmetega kontakti pole saanud, aga haldurid omavahel küll suhtlevad, aga mine tea, võib-olla õnnestub siiski ka nendega kontakti saada ja teha seda tööd, seda ümbruse korrastamist koos. Ja kui siin oli juttu nendest plaatidest ka, et kui me renoveerima hakkasime, siis mõtlesin ka, et mis värvi see maja võiks olla ja kui see projekt tuli, siis oli selge, et on valge ja tume hall. See on iseenesest ilus ju kombinatsioon ja ma sain aru, et ahah, projekteerija vaatas, et muldvalge tänav, see on muld on tume ja valge on valge, et siis seda värvi need plaadid saidki. Ja kõrval olevate uute hoonete, mis on valged ja mustad, siis sinna vahele ta sobib väga hästi. Et kui ta oli siiani või enne renoveerima hakkamist oli siis Valge tänava kõige koledam maja, siis nüüd enam seda tiitlit õnneks meil ei ole. Et tänan tähelepanu eest ja soovin jõudu kõigile, kes selle protsessi ette võtavad. Ja kui on tahtmist ka mingi kogemuse osas nõu küsida, siis olen valmis täiesti rõõmuga selle teile vastama.